Kui sa vaatad väikest last, näed sa elu puhtal kujul. Ta on nagu soe rõõmupallike, kohal, mänguline, vaba. Ta ei mõtle üle, ta ei pea end parandama, ta lihtsalt on. Ta on elu ise, otsene antipood apaatiale. Sest apaatia ei ole elu, see on elu suretamine, aeglane enesetapp, mille jooksul inimene justkui jäätub. Ta ei tunne enam rõõmu, ei näe värve, ei usu enam headusesse. See sisemine külmus saab sageli alguse lapsepõlvest. Me võtame vastu kõik, mida meile öeldakse, eriti siis, kui see tuleb autoriteetidelt. Sa oled halb, sa oled liiga palju, sa pead olema teisiti. Need laused salvestuvad. Ja kui laps kuulab neid piisavalt, hakkab ta uskuma, et tema ise on vale. Et midagi temast tuleb muuta, varjata, parandada. Sellest saab juureuskumus, mille kaudu ta hakkab looma oma elu. Mitte teadlikult, vaid läbi alateadvuse filtri, mis töötab nagu vaikne, nähtamatu projektor. Kõik, mida sa praegu koged, on sinu enda loodud. Aga kui sa ei ole teadlik, millist filmi sa vaatad, siis sa usud, et see lihtsalt juhtub. Et elu on kannatus, et see on normaalne. Aga inimene ei ole loodud kannatama. Kannatus ei ole karistus. See ei ole tõde. See on lihtsalt teadmatus. Illusioon, mis tekib siis, kui me unustame, kes me oleme. Seetõttu on ülioluline puhastada end sellest emotsionaalsest prahist, mida me alateadvuses kanname. Valed uskumused, mahasurutud tunded, lapsepõlve varjud. Sest alles siis, kui me vabastame ruumi, saab meie loomulik rõõm, voog, vägi taas esile tulla. Ja elu, see päris elu, hakkab uuesti voolama.